Me uurime kaugsaari, kus pole toitu. Eesmärk on püüda ja küpsetada ainult seda, mida leiame. Kohtume surmavate loomadega ja viskan oma uue kutsika loodusesse, et näha, kas ta suudab ellu jääda. Ja see kõik algab kohe. Tammi, vaata praegu Frothi. Oleme täna valmis üheks kõige hullumeelsemaks seikluseks, kutid. Me hakkame selle jetiga siin minu selja taga selle pöörase saare ümber ringi sõitma, et vaadata, kas suudame püüda ja küpsetada mõne ilusa kala. Froth pole kunagi varem värsket kala söönud ja ta on täna seikluseks valmis. Tal on oma ämbrimüts peas ja tema väike haikostüüm koos haiuimega on siin olemas. Ta on praegu alles umbes 9,5 nädala vanune, nii et ta alles õpib ujuma ja me oleme ühes kõige ägedamas kohas üldse. Loodetavasti kohtame mõnda tõeliselt ägedat looma. Saame hiljem kala küpsetamiseks ja veedame lihtsalt ühe vinge päeva. Lähme, Frothi! On aeg seiklusega alustada, kutid, ja vaadata, mida me leiame. Ta on juba peal ja valmis minema. Panake! Meil on otse ees terve hulk madalat vett, kust ma arvan, et leiame ägedaid loomi. Ta pole kunagi näinud näiteks raid ega kilpkonna ega midagi sellist. Nii et Frothi, poiss, kas oled valmis? Kas oled elevil? Ma arvan, et ta on elevil. Hakkame mööda rannikut ülespoole liikuma. Vaatame, mida leiame. Hoiame pöialt, et kui jõuame selle saare tippu, saame vette hüpata ja midagi õhtusöögiks püüda. Vesi on siin väga-väga madal, nii et me saame tegelikult loomi märgata. Ja ma arvan, et ma nägin siin ees võib-olla just kilpkonna. Esimene kilpkonn üldse. Kas oled valmis? Vaatad teda. Froth, just siin. See on sinu elu esimene kilpkonn. Vaata teda just siin. Näed teda, vaata teda seal. Kas see oli hea? See oli hea. Olgu, me näitame Frothile tema esimest kilpkonna. Kuule, neid sa süüa ei tohi, nii et jää kindlasti jeti peale. Hiiglaslik kilpkonn, vend. Vaata seda. Proovin lihtsalt tema kõrval olla. Ma ei taha teda ehmatada. Ei taha, et ta arvaks, et olen kiskja. Siin ta on. Suur tüdruk. See on uskumatu. Üks on siin, teine kohe siin. Vaata seda. Hiiglaslikud kilpkonnad. Vaata seda. Ta lihtsalt liigub ringi. Mida need kilpkonnad tegelikult teevad, on see, et nad tulevad siia ja paarituvad. Ja need kilpkonnad lähevad tegelikult sellele rannale ja munevad kõik oma munad täpselt sinna, kus nad sündisid, sinna nad ka tagasi tulevad. See on hullumeelne. Neil on nagu mingi sisemine kompass peas. Nad suudavad minna otse täpselt samasse kohta tagasi. Ma ei suuda hommikul isegi oma olukaid üles leida, aga nemad leiavad kuidagi üles koha, kus nad sündisid. See on tegelikult hullumeelne. Tõenäoliselt on mitu põhjust, miks siin kilpkonni on. Esiteks nad võivad siin pesitseda või siis on siin tegelikult suured mererohuväljad ja nad tulevad siia, et süüa kogu seda rohtu ja muud sellist. Froth on praegu natuke hirmul, aga ta saab päris hästi hakkama. Sa oled ilmselt juba rohkem näinud kui enamik inimesi selleks ajaks, 9,5 nädalaselt. Sa näed oma elus veel palju pööraseid asju, Frothi. Ole selleks valmis. Meie tänane eesmärk on vaadata, kas me saame mingit kala, mida saaksime hiljem küpsetada. Tahame, et Froth saaks kogeda erinevaid loomi ja samuti tahame näha, mida veel leiame ja Frothile näidata. See on üks tema esimesi pööraseid seiklusi. Kuule, Froth, vaata seda. Meil on rai. Jee! Vaata seda. Vau! Jee! Meil on siin hiiglaslik rai, kutid. Kohe siin madalas vees. Froth on nüüd mu koha ära võtnud. Oota, see on minu koht. Viimastel päevadel on palju vihma sadanud. Kogu vesi voolab sisemaalt välja ja tekitab vette kogu selle sette ja mustuse. Me liigume nüüd sinna suure kivise neemeni. Loodetavasti leiame kuskil ilusat sinist vett, seda elektrisinist vett. Seda me taga ajame. Vaatame, kas saame võib-olla vähja või kala. Odapüügivarustus on meil kaasas. Hakkame vette hüppama. Meil on kogu meeskond koos. Froth on kohal. Huki, OG on ka siin. Ta aitab täna filmida. Ja meil on täiesti pöörane päev. Ma kaotan juba mõistuse. Meil on siin ees kalmaaride parvkutid. Ma proovin neid vaikselt jälitada. Proovime panna kalmaari landi otsa ja vaatame, kas saame nad kätte. Nad näevad vees välja nagu suured lehed. Vaado on nad juba ära ehmatanud. Ma unustasin täiesti kalmaari landi kaasa võtta. Kõik muu on olemas. Mulle meeldivad väikesed popperid, väikesed laserlandid ja muu selline, aga mul pole kalmaari landi. Froth, vabandust. Me ei söö täna õhtuks kalmaari. Ma mõtlen, kas hüpata maskiga vette ja vaadata, kas saan mõne maha lasta, sest mul pole ühtegi kalmaari landi. Aga ma arvan, et mul on praegu rohkem võimalust Margot Robbit endale saada, kui mõnda neist asjadest maha lasta, sest niipea, kui ma neile lähenen, panevad nad lihtsalt plagama. Ma ei tea, võib-olla proovime, võib-olla kuidagi õnnestub mul see ära teha.
meil on mõned haid. Oh, suured haid. Meil on ees hai. Vaata seda. Oh, vau, mees. Hiiglaslik labida ninaga hai. Vaata teda seal. Ja, siin võib kalmaar olla. Ma hüppan siia vette. Proovin teda aeglaselt eematada. Vaatan, kas saan neist ühe pihta. Lähme. Froth, sõna otseses mõttes. Froth hüppas sõna otseses mõttes jetilt maha, kui ma läksin kalmaari otsima. Poiss, me saame kaamerat teha. Mehed, meil oli kalmaar, aga me eematasime nad ära ja siis Froth hüppas jetilt maha. Hakkas minu poole ujuma tulema. Me proovime täna talle õpetada, kutid, et ta jääks jetile, kui ma sukeldun. Ta ei õpi eriti kiiresti. Me peame talle veel natuke rohkem õpetama. Nüüd näed sa välja nagu läbimärg väike rott. Olgu, lähme paneme ta sellele neetud jetile. Ma ei usu, et ma need kalmaarid kätte saan, kutid. Pagan, teate küll, rohkem võimalust saada Margot Robbit. Me jätkame rannikul edasiliikumist. Läheme täiesti uude kohta. Ja loodetavasti jääb Frothi seekord tõesti jetile. Sa pead õppima, sõber. Sa pead õppima. See oli tegelikult uskumatu, mees. Me nägime nii palju lahedaid asju. Lõpuks ei saanud me midagi. Tavaline värk. Sõidame natuke veel mööda rannikut edasi. Me ei saa tegelikult võtta ühtegi raid ega haid ega midagi sellist. Ma tean, et paljud teist tahavad, et ma haid tapaksin, aga ma pole veel nii põhjas, kutid. Lähme vaatame, kas leiame mõne hea kala. Loodetavasti tuleb täna konksu otsa tõeline koletis. Vaata neid tingimusi, mees. Jah, beebi. Kutid, see asi on tegelikult hiiglaslik. Vaata seda raid. Mis? Sa võid seda peaaegu puudutada, vend. Teed nalja või? See asi on tohutu. Kujuta ette, kui ma hüppan talle selga ja lihtsalt võtan selle koera maha. Mul on tegelikult kiusatus seda teha, aga see on hullumeelne mees. Vaata teda. Ta lihtsalt liigub siin madalas vees ringi. Toitub neil liivamadalikel. Nad kaevavad oma suuga aukudesse ja pumpavad välja kõik väikesed vähid, krevetid ja muu, mis siin lagedal on. Ja nii nad põhimõtteliselt toituvadki. Me jätame nüüd härra Rai maha. Näeme, sõber. Siin on meil mõned bussipoed. Oh, tule nüüd. Oh, jah. Ma seda. Ja. Hästi, jah? Oh, ei. Ta tuli otsast ära. Kurat. Oh, tule nüüd. Oh, vaata kõiki neid kalu siin. Siin samas. Vau. Vaata neid kõiki. Oh, nad on selle kallal. Oh, jah. Oh, läks otsast ära. Vaata neid, nad järgivad seda otse sisse. Hästi, ma viskasin natuke selle väikese metalllandiga, konksuga midagi. Ma arvan, et see oli väike sinikala ja ma tõmbasin tal lihtsalt konksud küljest. Hästi, siin on tõesti igal pool sinikalu. Näed teda siin? Kindlasti nad söövad. Oh, jah, nad on selle kallal. Jah, sain ta kätte. Ja. Mina nüüd, tubli. Oh, neid on sõna otseses mõttes sadu. Oh, ta on äge. Vaata, tal on sõber kaasas. Tee talle ära. Tule siia, sõber! Me saime just selle väikese Taylori kätte. Ta on alles väike tegelane, aga ta neelas selle väikese metallist landi täiesti alla. Siin madalas vees on neid sadu, lausa terve parv. Me laseme selle kuti nüüd lahti. Seal ta ongi. Ilus väike Taylor. Laseme ta ilusti vette tagasi. Seal ta läheb. Meil on jeti peal mõned toredad väikesed kalad. Sõidame mööda rannikut edasi, kutid. Vaatame, mida veel kätte saame. Jah, kutsu! Tegelikult uskumatu, mees. Me oleme sõna otseses mõttes nii lähedal. Mis? Kas te nägite, kui suur see Astel Rai oli? See oli hullumeelne. See on nii äge. Okei, ma just märkasin sõna otseses mõttes kõige suuremat Astel Raid, mida ma oma elus näinud olen. See asi on hull, vend. Vaata seda, ta tuleb otse siia, vaata teda. Ta on sõna otseses mõttes laiem kui jet. Vaata seda asja, vaata teda. Laiem kui jetis. See peab olema umbes 2 meetrit lai. See on hullumeelne. Need on need Astel Raid, mis on tegelikult väga hirmu äratavad. Nende ogad on ilmselt vähemalt 0,5 meetrit pikad. Nagu te teate, hiline ja suurepärane Steve Irwin. Ta oli kõva tegija. Ta sai tegelikult ühe sellise käes surma ja see oli ilmselt umbes selle suurusega või isegi natuke suurem. Isegi seda asja on raske mõista. Puhka rahus, legend. Ma tõesti armastasin teda. Jah, Frothi.
me oleme praegu sõna otseses mõttes rannikust ülespoole liikunud ja jõudnud ilusa Sinise ookeanini. Saime lahti kogu sellest vastikust setteveest. Frothy magab praegu nagu nott. Varem oli ta täiega pöördes, aga nüüd on ta täiesti läbi. Me kavatseme nüüd lihtsalt alastada seda ilusat kristallselget vett siin ümbruses ja natuke kaugemal rannikul. Seal on kena kaljune neem, kus loodetavasti saame vette hüpata ja vaadata, kas leiame mingit toitu. Praegu lihtsalt sõidame ringi ja naudime, eks? Ma arvan, et Huki läks vist just rannas maha. Ta paneb drooni õhku ja vaatab natuke ringi, et näha, mida me leiame. Aga siin on tegelikult hullud tingimused. Siin on täielik möll. Mul on siin minu 9-nädalane kutsikas. Tal on väike kalamehe müts peas. See oli lihtsalt liiga armas. See oli lõbus. Jah, see oli lõbus. See koht siin üleval on tegelikult üks parimaid sukeldumiskohti ja seal on kõige ägedamad kalad. Nii et loodetavasti pöidad pihus, on vesi ilus ja selge, saame vee alla minna ja Frothyle mõned ilusad kalad tuua. Jumal küll. Ma armastan sind, Austraalia. Kurat küll. Aga sina, Frothy? Poisid, me kaotame praegu mõistuse. Need on hullumeelsed tingimused. Olgu mehed, me oleme nüüd neemele jõudnud. Nagu näete, siin on terve hunnik kive ja üks ilusamaid kohti üldse. Frothy, ta on praegu täiesti kutu, nagu tuli oleks kustunud. Nii et Huki jääb Frothyga jetile, vaatab, et tal oleks kõik korras ja mina hüppan vette, et vaadata, mis seal all on, kutid. Ma pole siin kohas ammu sukeldunud, aga siin on näiteks Chewy, Taylor. Siit neemelt saadakse isegi Hispaania makrelli ja muud sellist. Panen praegu varustus selga, kutid. Panen vööle rulli. Veendun ka, et nuga oleks käepärast. Siilool paistab vesi väga sogane ja natuke kõhe ka. See lihtsalt täidab jeti veega. Vau, ma tahan olla eriti ettevaatlik. Ma tegelikult ei tea, mida me sealt alt leiame. Ma pole siin kohas ammu sukeldunud ja siit käib palju haid läbi, palju suuri haid ka. Suurvalged. Loodetavasti ma ei kohtu ühegi sellisega, aga küllap saan hakkama. Froth tahab minuga vette tulla, aga temast oleks sama palju kasu kui härjal udaratest. Nii palju võin küll öelda. Sa ei tule minuga vette, Froth. Sa pead jääma jetile, ma näitan teile midagi ägedat. Mul on siin täiesti uus harpuunipüss, mille Rob Allen mulle saatis. See on tegelikult Mahi Carbon Roller. See on ainult 900, nii et üsna väike püss, ideaalne kaljude jaoks. Sellel pole rulli ega midagi küljes, aga mul on vööle kinnitatav rull olemas. Kui ma selle püssiga midagi väga suurt taban, saan selle siia puusale rulli külge kinnitada ja loodetavasti ma ei upu. See ongi plaan. Proovime ära. Vaatame, mis seal all on, kallis. Lähme! Hea on teada, et haid on kohal. Siilool on praegu täiesti sogane, kutid, aga ma just lasin selle ilusa väikese kitsekala. Need on tegelikult ühed kõige maitsvamad kalad üldse. Poisid Hawaii'l armastavad neid asju, nii et see on ühele teist. Poisid Hawaii'lt, lihtsalt väike white butt. Väga maitsev.
sa oled tubli tüdruk. Tegelikult ei tohi ta sellele saarele minna, kutid, sest see on rahvuspark. Ma tahan, et ta harjuks minuga vees ujuma ja selliste asjadega. Me hoiame teda džetil. No oleme talle kuidagi õpetanud, kuidas džetil häda teha, kas pole? Me hoolitseme selle eest, et me ei viiks teda maale. Meil oli just vinge sukeldumine, kutid. Saime mõned ilusad riffikalad. Seal all oli täiesti sogane. Ma hakkasin natuke kartma. Meil tuli mõned haid ligi, nagu te nägite, aga me saime siiski mõned kalad kätte. Ma tahan teile ringi näidata. Meil on siin tõesti kõige ilusam rand. See on uskumatu, mees. Näitame teile kiiresti, mida me harpuuniga saime. Meil on tõeline smorgaspord. Mulle meeldib see sõna, smorgaspord, või kuidas iganes seda öeldakse, ma ei tea. Midagi sellist kõigi nende hullude kalade kohta, kutid. Tahtsin vaadata, kas leiaksin äkki mõne suure tšui või midagi sellist, aga vesi oli lihtsalt nii sogane. Ja ümberringi oli paar haid, ma lihtsalt ei tundnud end eriti mugavalt. Nii et ma pidin püüdma mõned, ma arvan, lihtsamini püütavad kalad. Sellepärast tahan seda selgitada. Meil on siin mõned hullud liigid. Esiteks, kutid, meil on siin see kala. See on mingi peaaegu kukkus käest. See on mingi kirurgkalakutid. Sellel on kõik need hullud täpid peal. Nüüd põhjus, miks ma tahtsin selle maha lasta, oli see, et Indoneesias, nagu te ilmselt teate, kui te seda kanalit vaatate, me sööme palju kirurgkalu. Ja ma pole tegelikult kunagi, ma arvan, seda liiki Austraalias proovinud, nii et ma tahan näha, kuidas see võrreldes Indoneesias saadavatega maitseb. Nüüd see siin, kutid, on täielik ämbervend. Oh, see on tõeliselt stiilne. Ma ausalt arvasin, et see on must trummikala, mis polegi halb kala, aga ma olen üsna kindel, et see on hoopis hõbedane trummikala, mis on ikka päris jama, mees. Ma isegi ei annaks seda frofile süüa, see on nii halb. Ma ei hakka teile valetama, see lõhnab jubedalt. Ja need kaks kala siin, kutid, on kõige ikoonilisemad kalad. Seda nimetame me kitsekalaks või punaseks mulleks. Neil on siin sellised veidrad vurrud, mida nad kasutavad, ma arvan, vibratsioonide ja muu sellised tunnetamiseks. Nad võivad küll väikesed olla, aga tegelikult on nad ühed parimad söögikalad ookeanis. See on ikooniline Austraalia sand whiting, kutid. Need on tõesti ikoonilised. Ma pole ühtegi neist aastaid söönud ja see seal on tegelikult päris korraliku suurusega. Nad on uskumatud. Ma arvan tegelikult, et see on üks parimaid söögikalu ookeanis. 100%. Meil on praegu tõeline mereandide smorgaspord. Ma olen täiesti vaimustuses. Kõik meie kalad on siin olemas. Me hüppame nüüd jetile ja sõidame tagasi mandrile, kutid, ning hakkame kohe kokkama. Oled valmis, Frothy? Me läheme. Vaadake seda vaadet praegu. Vau! Vaata seda õhkkonda. See koht on tõesti paradiis. Ja, poiss. Eile oli üks kõige hullumeelsemaid päevi üldse ja me oleme jõudnud tagasi mangroovisüsteemi juurde. Frothy on praegu ikka veel täiesti vaimustuses. Ja me hakkame nüüd valmistama kala, mille me eile tegelikult saime. Samuti vaatame, kas Frothy see meeldib. Ta pole oma elus kunagi varem kala söönud. Me tõime talle ka päästevesti kaasa, kutid, ja vaatame, kuidas ta mangroovisüsteemis ujub. Ta on väga elevil, ma olen ka väga elevil. Me läheme neid põõsastesse, kogume hulga puid ja paneme lõkke põlema. Oink, ta on natuke näljane ja pahur nagu enamik naisi. Lähme. Oi, siin on puud, kogu need kokku, viige lõkke juurde. See sobib lõkke jaoks ideaalselt. Lähme. Olgu, tule nüüd. Kus su puutükk on? Sa pidid puu kaasa võtma. Kus on sinu tükk? Viska see kohe alla. Me võtame kõik selle siit suure puu alt ära. Frott, vaata siin. See on nagu soeng sulle. Oi, ei, see ei ole sinu toit. Tule nüüd. Jah, lähme. Me teeme Frothy esimeseks kalaküpsetuseks suure lõkke. Peame kindlaks tegema, et ta selle tulega ennast ära ei põleta. Nii et oota, ta teab. Nii, valmis. Natuke sellest kraamist on niiske. Ilmselt tuleb see siia kõrgveega. Ja suur osa niiskusest, veest ja muudest asjadest jääb tegelikult puidu sisse. Me kuivatame selle kindlasti ära. Lihtsalt laseme natuke õhku selle alla. Nüüd paneme selle tööle. Hästi, lähme siis kogume siit puudelt natuke puitu. Seda saame kasutada selle pliidi jaoks. Nii, saime ühe kätte. Meil on päris palju kala, mille me eile saime, nii et meil on vaja korralikku lõket. Ta on praegu korralikult konksu otsas. Froth lihtsalt vahetab taustal kohti. Oh, ta põletab mind päris korralikult. Me paneme need rohelised puutükid lõkke ümber püsti. Sellest saab meie kalarest. Paneme 4 tükki püsti.
sain ühe kätte. nii, paneme oma kala otse siia peale, veendume, et all oleks palju puid ja siis nad istuvad otse siin peal. Mina ja Frotto olime vee ääres. Ta on sõna otseses mõttes jooksnud läbi muda ja liiva, et krabisid koguda. Nii et meil on see ilus merlang, me ei pea sellega eriti midagi tegema. Tõenäoliselt võtame lihtsalt pea maha, viskame selle mangroovidesse, kõik krabid ja muu sööb selle ära. Võtan kiiresti ka sisikonna sellest kalast välja. Me ei taha sellest midagi. Siin pesed neid natuke. See on valmis. Teeme täpselt sama ka selle punase kitsekalaga. Selle kalaga, see on ilmselgelt kirurgkala. Ma tahan lihtsalt suure tüki sellest ära lõigata. Oh, jäta nüüd, Froth. Need asjad haisevad jubedalt. Nad söövadki vetikaid ja ma arvan, et sellepärast paljud inimesed neid ei taha. Loputame need kiiresti puhtaks. Iga lastud kala pealt saime korraliku lihatüki. Panen meie kalad kohe sellele restile, mees. Oh, see on uskumatu. See küpseb seal aeglaselt. Oh, mees, vaata, kuidas see kuumus sealt tuleb. See on täiuslik. Wow! Tõenäoliselt on see juba 10 head minutit küpsenud. Näed, see hakkab juba ilusaks pruuniks minema. Tõstsime resti allapoole, et väljaspoolt mõnusalt küpseks. Nägite ise, vaadake seda. See on peaaegu valmis. Keeran iga ühe korraks ümber. Oh, see on kuum. See on peaaegu valmis. Oled valmis? Ta on praegu täiesti vaimustuses. Näeb uskumatu välja. Aga väljast on ilusti küpsenud. Anname veel 1 minuti ja võtame selle maha. Rest on vastu pidanud. Poisid armastavad alati head resti, te teate küll. Võtame selle maha ja serveerime, mees. Oh jah, see laguneb sõna otseses mõttes laiali. Ah, ta on kuum, aga me oleme valmis tule juurde minema. Olgu, lähme, Froth. Proovin selle maha panna, aga Froth on liiga elevil. Oh, lõpeta ära! Jah, ma annan sulle ka, aga tule siia poole. Meil on 3 erinevat värvi. Meil on merlang, mis on ilmselgelt valge värviga. Siis on meil kitsekala, mis on punane. Ja kirurgkala, mis on mustad. See on kitsekala. Vaatame liha üle. Näeb päris hea välja. Oh, tule siia. Ei. Sa ei tee seda. Ta sõna otseses mõttes sööb seda neetud soomust. Söö seda. Kuidas on? Näeb hea välja. Olgu, vaata seda liha seal. Näeb päris hea välja. Ilus ja valge. Oi, ei, see on viimane, mida me sööme. Ei. Olgu, ma annaksin kitsekalale ilmselt tugeva 7/10. See on päris hea. Frothile meeldib see väga. Ma arvan, et talle meeldib kõik. Seal pole eriti palju liha ja see on üsna luine. Nii et ma annan sellele 7 punkti 10. Lähme nüüd musta juurde. See on see tegelane siin, kirurgkala. Neid on meil Indoneesias palju. Proovime seda nüüd. Frothil pole tõesti üldse kombeid. Ta võtab lihtsalt kõige suurema lihatüki. Olgu, proovi ära. Kiire väike amps. Hea, talle pole sellest piisavalt, mees. Ta läheb täiesti hulluks. Olgu, anname talle proovida. See siin, kutid, mulle see eriti ei meeldi. Ma arvan, et need, mida me Indoneesias saame, on natuke paremad. Sellel on natuke kalamaitset. Ma pole suur fänn. Ma viskasin selle lihtsalt ära. Ma annan sellele kindla 5 punkti 10. Väga keskpärane. Olgu, nüüd läheme siia merlangi juurde. Olete valmis selleks? Ma võtan ilusa tüki, luban. Te peate seda vaatama. Vaadake seda liha, see lausa helendab valgena. Saad siit tükikese? Võib kindlalt öelda, et talle meeldib kala. Jah, see ongi see, arvan ma. Vaadake seda liha siin. See lausa helendab valgena. Proovime ära. Oh jaa, proua, see ongi täpselt see, Rob. See merlang on ülekaalukalt parim, kas pole? Jumal, see on nii hea mees. On jäänud veel ainult üks asi teha. Viia Froth ujuma, et ta puhtaks saada. Oled valmis? Sõid lõunat ära. Nüüd on aeg ujuma minna. Lähme, olgu. Tule, väike lõuapoolik. Mine, tubli tüdruk. Tahad tagasi tulla? Olgu! Sellega on järjekordne seiklus läbi. Kui tahate veel videoid näha, meil on siin palju ägedaid videoid, vaadake kindlasti. Ärge unustage likeida ja tellida. Näeme teiega järgmisel nädalal. Ütle head aega, Froth!